Minu nimi on Uno Trumm ja mina olen Virumaa muuseumide ajaloolane. Ja tegelikult ei ole ma otseselt Rakvere keskajaga ise veel väga palju tegelenud, küll aga Rakvere keskaja lõpuga, see on siis Liivi sõjaga ja sellega, mis jäi juba uue aja algusesse, aga kui kasutada targemate inimeste kogutud andmeid ja ise ka üht-teist juurde vaadata, siis ma arvan, et me selle 45-minutilise loengu jaoks saame kenasti hakkama. Nüüd alustame võib-olla sellest, et paneme paika kõigepealt natukese geograafiat. Kui Rakvere ajaloost rääkida, ma nüüd vabandan, ega sa, Tauno, ei saa mulle anda mõnda pulka, millega näidata saaks? Kaardikeppi? Kaardikeppi ei ole, aga pastakat näiteks. Et ma vabandan, see on see kooliõpetaja harjumus. Ma juba saan, ma võtan Tauno käest. No näed, sellega saab isegi efekti teha. Aitäh! Ühesõnaga, siin paremal pool on väike kaart. See on 1920. aastatel tehtud ümberjoonistus ühest 18. sajandi esimese poole Rakvere kaardist. Ma võtsin ta sellepärast, et minu teada on see üks vanemaid Rakvere selliseid plaanilisi kujutisi, mille pealt on siis hea näidata kõigepealt, kus miski asub. Eks ole, kesksel kohal on loomulikult Vallimägi. Me peame teadma, et me asume kusagil merepinnast umbes 70 kuni 80 meetri kõrgusel. Tuletame meelde, eks ole, Kunda kohal on pankrannik, kusagil 40-50 meetrit, Rakvere jääb veel natukese kõrgemale, me oleme Pandivere kõrgustiku põhjaosas. See Rakvere Vallimägi ehk Oos on siin Rakvere kohal umbes 2 kilomeetri pikkune ja seal sõltuvalt kohast, kus vaadata, paarsada kuni natukese üle 400 meetri lai. Nüüd Vallimägi on tegelikult sellise pikema oosi, see oos saab alguse kusagil Koeravere kandis, selle oosi põhjapoolne ots ja tema kõige kõrgem koht on selle koha peal umbes, kus asub praegune Linnus ja Linnusest põhja poole jääval alal. Selle oosi viimase lõpu moodustas Teatrimägi, aga Teatrimägi oli sellise kerge astmega madalam, nii nagu ta on praegu peaaegu välja arvatud ühe väikese täpsustusega, kui praegu langeb selle Linnuse-poolse, või tähendab see Linnuse-poolne mäekallas suhteliselt järsult alla, siis tegelikult keskajal ilmselt oli ta oluliselt laugjam. Kui arheoloogid tegid arheoloogilisi kaevamisi Rakvere teatri alal, siis kui kino hakati rajama, juba 80-ndatel tegelikult kinosaaga on kestnud ka ju üle 30 aasta juba, siis tegid nad mõned proovikaevandid ka sinna Kreutzwaldi jausamba juurde parki ja sinna kanti ja seal selgus, et sealt on kogu uusaegne, keskaegne, kogu keskaegne kultuurkiht on läinud. Seal ei ole midagi, tõenäoliselt veeti see kõik 1559. aastal, kui venelased Rakvere linnust kindlustasid, veeti see kõik üles mäkke ja pandi sinna müüride vahele täiteks.
No ühesõnaga kaevati põhjapoolne nõlv järsult maha, et sealt oleks raskem üles saada. Nüüd linnusest lääne poole, põhi, lõuna, ida, lääs. Linnusest lääne poole jäi kogu keskaja jooksul soo ja raba, sinna peale ei saanud. Siin on ka Vallimäe nõlvak hästi järsk, eks ole, väga väike vajadus kindlustamiseks ja kusagilt siit mööda Vallimäe nõlva tuli Tõrma suunast maantee, mis siis ühines põhja pool Tallinn-Narva maanteega. Ühesõnaga põhimõtteliselt läks ta siis Tallinna poole. Ja Vallimäest ida pool voolas teatavasti Soolika oja. Soolika oja kaldad olid suhteliselt soised, mis tähendab tegelikult seda, et suvisel ajal oli siit ka taas jälle suhteliselt raske läbi pääseda ja linna arenguks jäi tegelikult ainult 2 ala. Kõigepealt see Teatri mäepealne küngas ja siis Pika tänava äärne. Ja me kõigepealt üritamegi vaadata, kuidas see linn sellele alale kujunes ja siis mismoodi seal linnas elati. Nii sobib, ma loodan. Nüüd kõigepealt paneme siis korraks visuaalse pildi ka, eks ole, et me kujutaksime natukese paremini ette seda Soolika oja ürgorgu. Soolika oja ise jooksis mööda praegust Jakobsoni tänavat. Et ta on tänapäeval lihtsalt kollektorisse pandud ja voolab seal, aga muidu Ants Leemets, kadunuke, armastas ikka rääkida sellest, kuidas tema oli poisike ja kuidas kõik need Soolika oja kaldal asuvad saunad lasid oma heitvee otse Soolika ojasse ja kuidas siis laupäeviti oli lastel jube vahva Soolika oja ääres nende hiigel suurte vahutortidega mängida, seebivahutortidega, mis mööda oja niiviisi, miks te pead vangutate, aga millega neil lastel siis mängida oli? Neil internetti ei olnud. Kuidas need vahutordid siis ujusid niiviisi mere poole. Pealegi seebid olid tolle ajal suhteliselt keemiavabad. See oli ka põhjus, miks lastel tolle nii palju allergiaid ei olnud. Põhimõtteliselt jah, lastel tuleb lasta mõõdukas koguses sitaga mängida, vabandust, et ma nii ütlen. Siis on neil kõik hästi. Ma tean, ma olen enda omadel lasknud. Aga see selleks. Ühesõnaga me teame ju, eks ole, et siit kiriku tagant sisuliselt läheb nõlv allapoole, algab ürgorg, nii et seda tuleb nagu Rakvere puhul kogu aeg arvestada, seda pinna moodi, et Rakvere on surutud väga kitsale alale ja kuna tal olid looduslikud piirid, siis terve keskaja jooksul Rakverele ei ehitatud ümber kivist ringmüüri. Esiteks seda müüri polnud nagu väga kuhugile ehitada, sest nõlva peale ei ehita, eks ole. Aga kogu selle kõrgema lameda maa kasutasid inimesed elamiseks ära. Ja pealegi, kui ümberringi on soo ja raba, siis ei ole ka vaja, sest ligi nagunii ei pääse, välja arvatud talvel muidugi. Kuidas see talvel juhtus, me kindlasti mööda minnes ka korraks mainime. Nüüd Rakvere puhul peab ütlema, et tema keskaegne linn on kasvanud välja üsna orgaaniliselt muinasaegse asustuse baasilt. Rakvere kõige vanemad muinasleiud on pärit tegelikult siit Teatri mäe, Soolika oja ja Pika tänava põhjaosasse jäävalt alalt. Siin on elatud siis muinasaja lõpul, see on Eesti mõistes 13. sajandi alguses ja tegelikult on Teatri mäelt välja tulnud ka
13. sajandi teise poole hoonete jäänuseid, see on siis pärast eestlaste muistset vabadusvõitlust, pärast seda aega. Ja tegelikult on sealt välja tulnud ka 14.–15. sajandi hoonejäänuseid, siis ka kivist hoonete jäänuseid. Asi on selles, et Teatrimäele ehitati 16. sajandi alguses klooster ja kloostri rajamiseks see plats osteti ära ja ilmselt järkhaaval vastavalt sellele, kuidas kloostri ehitamine edenes, lõhuti need majad, mis jäid sinna sellele platsile, lõhuti lihtsalt ära. Et sellepärast me tegelikult seal Teatrimäel olevast keskaegsest linnaosast teame väga vähe, ta on ka praegu, eks ole, mõisa, siis teatri ja nende kõrvalhoonete all valdavalt, mis seal on. Nii et ilmselt selle kohta on ka väga raske tulevikus midagi lähemalt teada saada. Nii palju ainult, kui seda teatri esist platsi annab kaevata ja võib-olla ka sealt tagantpoolt natuke see midagi tuleb. Praegu on kaevatud Rahvamajast ida poole jäävat ala ja siis kinoalust, eks ole. Ja siit on tulnud jälgi välja nii kloostrist kui ka siis, nagu ma ütlesin, natuke sellest 14. 15. sajandi hoonestusest. Ja nüüd uute teadmiste valguses peab ütlema, et muinasaegne asutus ulatus ka mööda Pika tänavat välja umbes kirikuni. Nii et ma ei saa nüüd otseselt öelda, et tähendab see muinasaja lõpu asjad, mis siin paiknevad, dateeritakse umbes 5 sajandi pikkusesse ajavahemikku. Et ma ei saa nüüd teile otse öelda, et need asjad oleksid olnud seal olemas kusagil 13. sajandi lõpus, aga see on tõenäoline. Seda enam, et ma pärast räägin natukese lähemalt Rakvere kirikaiast ja selle ümber toimunud arheoloogilistest kaevamistest ja mis sealt välja tuli, siis nad tegelikult ütlevad, et kirikaia kõige varasem dateering, mis nüüd praeguseks kindlaks on tehtud, ma ei ole küll pabereid ise näinud, aga saan rääkida Tõnno Joonuksile tuginedes. Ta ütles, et sa võid öelda, et see sai alguse kusagil 1220. aastate kandis. Natuke see varem, võib-olla natuke see hiljem. Ja kirikaias olev kalmistu oli kasutusel 1773. aastani, siis keelati seal, keisrinna Katariina keelas üleüldiselt kogu Venemaal kirikutesse ja kirikute ümbrusesse matmise ära. See pidi olema ebahügieeniline ja põhjustama haigusi. Nii et siis lõppes matmine ära ja siis sai Rakvere juba oma kaasaegsed surnuaiad. Tõsi küll, mitte kohe samale kohale, kus praegu surnuaed on, vaid üks kalmist oli seal kusagil, issand hoidku, 3. keskkoolist siiapoole. See on siis tähendab Reaalgümnaasiumist. Reaalgümnaasiumist siiapoole, seal on praegu hoonestus peal, eks ole, ja üks oli Karja tänava ääres. Aga ma räägin nendest 19. sajandi ja varasematest kalmistutest. Seal selgus, et seal mõlemal juhul oli väga kivine maa ja linnaelanikud hakkasid vastu ja nad ei tahtnud sinna matta, et haua kaevamine pidi olema väga raske. Ja ma kujutan ette, kuidas see on, sest minu perekonna kalmud on Viru Jaagupi kalmistul ja seal on täpselt sama, seal on paekivi kõik täis, nii et puhuti raiud ainult kangi ja kirkaga, kaevata pole midagi. Aga seal, kus praegu kalmistu on, seal ma saan aru, on oluliselt parem pinnas. Nüüd, mis siit veel nimetada? Võib-olla seda, et ma üritan välja jätta kõik selle, mis puudutab linnust.
no lihtsalt räägime ainult linnast, aga me peame muidugi teadma, et maavalitsus oli meil kogu aeg mäe otsas, eks ole. Sest mis see linnus muud oli, ta valitses Rakvere footkonda ja nii edasi. Siiski ainult nii palju, et kusagil 10.–13. sajandil on üks asulakoht olnud ka praeguse Rakvere linnuse eeshoovi kohal. Aga see oli niiviisi, et kunagi oli siin üks sügavamat sorti org ja see linnuse või see asulakoht oli seal oru põhjas, nii et ta praegu on umbes 3–4 meetri paksuse täitekihi all, siis kui linnust laiendati ja seda praegust eeshoovi ehitati 16. sajandil, siis nad kandsid selle nõo kõik otsast otsani pinnast täis. Aga see selleks. Üritame asjale lähemale jõuda. Selleks on võib-olla vaja anda väike eelvaade ka tolleaegsetesse olulistesse poliitilistesse sündmustesse ja loomulikult kõige tähtsam meie muinasaja lõpu ja ajaloolise aja alguses oli eestlaste muistne vabadusvõitlus, mille käigus Eestimaa vallutati taanlaste ja sakslaste poolt ja ühtlasi siis ristiusustati, no vähemalt sel moel, mida tol ajal ristiusuks peeti, sellepärast, et me siin kohe näeme, et põhimõtteliselt ristimine tähendas pigem hoopis seda, et kelle usk, siin sakslased ja taanlased võistlesid omavahel ja siis oli siuke põhimõte, et kelle usk, selle võim. Ja kui sa olid kogemata kombel valest kohast usu vastu võtnud, siis võidi sind selle eest ka üles puua, nagu juhtus näiteks Pudiviru, see on siis Simuna kandi piirkond, see on see Virumaa osa, kus ilmselt olid juba Tartu murde mõjud, aga põhjapoolne Virumaa teatavasti rääkis rannamurret, aga tartu keel ja rannakeel on suhteliselt erinevad. Te ju teate seda nalja, see käib küll setude ja võrukate kohta, et õpilane veerib tunnis susi. Väits. Ja need on need keelelised erinevused. Ja tegelikult siis seal Simuna kandis need keeled puutusid omavahel kokku ja tekkis selline segaala, kus räägiti ilmselt mingit segakeelt ja see on Pudiviru, räägivad pudi keeles. Seal oli vanem Taliban, kes Taleb, püha jumal. See pildi peale. Selle sa lõikad pärast välja. Oh jah, Talibald. Kui mu mälu mind ei peta, ma võin praegu täiesti puusse. Teinekord juhtub nii, et sa mingit asja, mida sa täiesti konkreetselt tead, võt ei tule keele peale, vanust on ka juba natukese, et ilmselt lihtsalt selle võib ajada algava dementsuse süüks. Et tema võttis vastu ristiusu Ojamaal sakslaste käest ja taanlased lihtsalt poosita selle eest üles, pole meie usk ja ongi kogu lugu. Tegelikult, kui nüüd see kronoloogia üle käia, siis jaanuar 1217 jõudsid Riiast tulnud saksa ristisõdijad esimest korda Virumaale, õieti nad rüüstasid Järvamaad, aga seal need agaramad, kes tahtsid suuremat noosi ilmselt saada, tulid välja ka Virumaale ja siis nad rüüstasid, mehed tapsid maha, naised ja lapsed võtsid vangi ja pöördusid suure saagiga tagasi. Siis algul Järvamaale ja sealt siis juba Riiga. Et see on tegelikult tol ajal tavaline, et naised, lapsed võetakse vangi, neist on ju kasu, tööjõudu ja kõike. Ja ristisõdijate seisukohalt peab ütlema, et üle mere tulid ainult mehed, ega neil naisi ei olnud.
aga mehed on mehed, noh, nad ju ilma ei saa. Keegi peab süüa tegema ja riideid õmblema ja igasugu muid tähtsaid asju tegema. Nüüd juunis 1219 sekkusid taanlased ja vallutasid Lindanise, see on siis selle, mida me praegu tunneme Tallinnana, ilmselt oli see linnus Toompeal. Ja sügisel 1219 tegid mõõgavennad jälle sõjakäigu Virumaale, Rakvere piirkonda, nad pidasid paika tegelikult Tõrma külas, mis olevat olnud suur ja uhke küla. Ja üleüldse ma tõin siia välja ühe Läti Henriku tsitaadi, mis ütleb, et Virumaa on viljakandev, väga ilus ning oma põldude tasasuse tõttu avar maa. No ju siis rikas ka. Igal juhul sõlmiti Tõrmas kokkulepe, sakslased lõpetasid rüüstamise ära, Virumaa vanemad andsid neile pantvange ja oma poegi. Kuigi siin nooremad ajaloolased väidavad, et tegelikult sakslased olid rumalad, oleks pidanud küsima hoopis tütreid, sest Eestis oli siuke matriarhaalne, väga tugev alge, aga ma muidugi ei tea, kuidas sellega on, ma ei ole ise seda väga täpselt uurinud. Aga väidetavalt olevat meil paljud asjad käinud pigem emaliinis, mitte isaliinis. Nüüd suvel 1222 oli siis võidu ristimine, millest ma siin juba rääkisin. Ja tundub nii, et selle võidu ristimise jooksul virulaste sümpaatia kaldus pigem neid rüüstanud sakslaste poole kui taanlaste poole. Sest tegelikult järgnevalt juhtub mitu korda nii, et virulased ise kutsuvad sakslased endale appi selleks, et taanlastest lahti saada. Siin on vist ka mainitud, 1222 kuni 24 oli eestlaste ülestõus. No see on see, kui Viljandis ja Tartus ja Otepääl ja mitmel pool mujal aeti sakslased maalt välja ja näiteks Viljandis ja Otepääl tapeti ka neid ära, siis lugu lõppes küll sellega, et ristisõdijad saavutasid jällegi oma ja 24. aasta suvel Virumaa alistus jälle riialastele, mitte taanlastele. Ja nüüd 1225, kui taanlased Virumaa vägivaldselt ära võtsid, siin ei olnud ju mingeid ristisõdijate vägesid kohal sakslasi, siis kutsusid Viru vanemad ise endale Tartu maakonnast sakslased appi ja need asusid Virumaa linnustesse, ajasid taanlased maalt välja ja tegelikult tekib nüüd siuke suur tõsine tüli ja see tüli on nii suur ja nii võimas, et Rooma paavstil ei jää mitte midagi muud üle, pange nüüd tähele, eks ole, mingisuguse pisikese Virumaa suur tüli on nii suur ja nii võimas, et Rooma paavst saadab Riiga ja pärast ta reisib ka Virumaale, saadab siia oma eriesindaja Modena Wilhelmi, kes peab siis hakkama neid tülisid klattima. Ja Wilhelm tuleb 1226. aasta jaanuaris-veebruaris Virumaale, kutsub siin kokku suure rahukonverentsi, taanlased, sakslased ja eestlased, ja annab teada, et ta kavatseb Virumaast, need on siis nüüd kõik vaidlusalused piirkonnad, Virumaa, Järvamaa ja Läänemaa, nendest tehakse paavsti riik. See on riik, mille riigi peaks on paavst, kes istub Roomas. Ja kuna Wilhelm ise pidi minema ära Itaaliasse tagasi, ta oli tegelikult ühe Itaalia Modena piiskop, ta pidi minema oma piiskopkonda tagasi, siis jättis ta enda asemel seda paavstiriiki asevalitsejana valitsema ühe oma alama vaimuliku kaplan Johannese. Ja sellepärast kutsutakse seda Eesti ajaloos Johannese riigiks. Nüüd see koht, kus
Modena Wilhelm kutsus kokku rahukonverentsi, kannab nime Tarvampee. Seal ei ole selle koha täpset lokatsiooni või asukohta nimetatud, küll aga arvavad tänapäeva ajaloolased, et tegemist on Rakvere kohal olnud, siis praeguse Rakvere kivilinnuse kohal olnud puitlinnusega ja asulaga. Nii et selle võime panna kõrva taha. Nüüd tõsi küll, selle paavstiriigi lugu ei kestnud väga pikalt. 1227. aastal mõõgavendade ordu lihtsalt võttis selle paavstiriigi üle, ajas taanlased Harjumaalt ja Revalast, sealhulgas siis ka Tallinnast välja ja võttis maa oma kontrolli alla. Selle peale saatis paavst siia uue eriesindaja, Alnast pärit piiskop Baldvini, aga see oli väga kehv diplomaat ja tegelikult lõppes tema asi Eestis sellega, et ta üritas mõõgavendade ordule sõjaliselt vastu astuda, aga sai väga valusalt lüüa, nad pidasid lahingut Tallinnas All-linna ja Toompea vahel, nii et lõpuks, kui see Baldvini vägi, kus oli ilmselt ka väga palju eestlasi, lüüa sai ja Niguliste kirikusse peitu põgenes, kirik on Jumala maa, seal nagu teoreetiliselt tappa ei tohiks, siis mõõgavennad seekord ei halastanud ja inimesi olevat tapetud hunnikute kaupa isegi altari ees. Tõsi küll, see mõõgavendade valitsus väga pikalt ei kestnud, sest kui Alna Baldvin Rooma tagasi läks ja paavstile ütles, et igavene jama, miski ei tulnud välja, siis saatis paavst uuesti siiamaile Modena Wilhelmi. Ja Wilhelm suutis viia asjad nii kaugele, et 1238. aastal sõlmiti Stensby rahuleping Liivi ordu ja Taani vahel ja Taani sai oma Põhja-Eesti, see on siis Revala, Harju ja Virumaa tagasi, Liivi ordu sai endale Järvamaa selle tingimusega, et nad ei tohi ehitada Järvamaale ühtegi linnust. No nad siis ei ehitanud. Ehitasid Järvamaa külje alla Paidesse. Hiljem on muidugi maakonna piirid muutunud ja nüüd on Paide ka Järvamaal, aga tollal veel ei olnud. Aga minnes nüüd edasi nagu rohkem asjale lähemale. Esimesed kirjalikud sellised olulisemad jäljed peaaegu kõikidest Virumaal olevatest küladest olid pärit 1240. aastatest. Kui need Taani preestrid 1220. aastal käisid Virumaal ristimas, siis nad kirjutasid üles kõik need kohad, kus nad käisid. Oma matkadel kõik külad ja panid üksiti kirja ka selle olulise info sinna juurde, kui palju selles külas oli üles haritud põllumaad, adramaid. Adramaa, see peaks olema tolleaegses mõttes nii suur maalapp, mille üks mees ühe rakendiga suudab ühe aasta jooksul ära harida. Kõik põllutööd teha. Nagu te näete, nad on pandud siia Rooma numbritega. Külad ei ole võib-olla tänapäeva inimesele väga äratuntavas keeles kirja pandud. Ta on niisugune ladina ja taanipärased Eesti kohanimed üsna korralikult ära väänatud. Ma lasen siia ette ühe aadlimehe Dietrich von Kieveli valduste nimekirja. Kui te panete tähele, miks ma seda teen, siis näiteks sellepärast, et Essu, Põdruse, Arkna, Aluvere, Kisuvere, Sõmeru, Tõrma, Lepna, Levala ja Kloodi, need kindlasti ütlevad kõikidele Rakvere inimestele midagi, nad asuvad ringi ümber Rakvere, eks ole. Ja lisaks veel Selja,
Aga miks seljani oluline on, sellest natukese aja pärast. Lisaks sellele oli Dietrich von Kiivelil veel terve hulk valdusi. No näiteks Kehalas oli esimene Viru Jaagupi kirik, ennem kui ta oma praegusele asukohale üle viidi. Siis osa valdusi on siis Lüganuse ja Jõhvi kihelkonnas, osa on Simunas, Avanduse näiteks on praeguse Simuna kiriku piirkond. Ja võt siin on see Simuna kihelkonda jäävad alad. Ja võib-olla omandab see teatud tähenduse siis, kui see kõik on kaardi peal. Kaart on küll valmistatud 1790. aastatel, joonistaja on Graf Mellin, ta joonistas ära terve Liivimaa, see on siis Eesti ja Lätimaa, väga tänuväärne töö ja suurepärane kaart kõikide oluliste Eestimaa kohtadega. Aga kõigepealt siis Dietrich von Kiiveli valdused, mille keskpunkt on, kus see Rakvere linnus siin on, Rakvere, eks ole. Seljaga koos oli tema valduses Toolse sadam. Aga Toolse on olnud kogu aeg terve keskaja vältel Rakvere põhiline kaubasadam. Kõik, mis välja oli vaja saata, saadeti läbi Toolse ja kõik, mis sisse oli vaja tuua, toodi ka läbi Toolse. Ja mitte ainult Rakvere kaupmestele, sest nüüd ma küll tõttan ette, mul on kusagil natukese maanteedest räägitud, tegelikult läbi Selli. Just tulin Tartust mõned päevad tagasi ja Selli ja Simuna kihelkonna piir on enne Vägevat, eks ole. Kes on Tartu poolt bussi või autoga tulnud, need võiksid teada. Nii, siis Avanduse ja Hirla piirkond, mis olid tema omad, Kehala, tegelikult siit siis läbi Selli tuli Tartu, Jõgevat tollel ei olnud, aga Jõgeva jäi kuhugile sinna selle tee äärde, Selli ja muidugi mitte lihtsalt Tartu, eks ole. Tartust läks ju tee Valka, Valgast läks tee Riiga. Et see on selline suhteliselt pikk ots. Ja muidugi Tartust ka Pihkva peale, mis on jällegi oluline. Nüüd ühesõnaga Selli, Avanduse Hirla ja siit ta tuli üle Väike-Maarja Rakverre ja tegelikult jõudis see aru siis otsaga välja Toolsele, eks ole. Mis tähendab seda, et ka Tartu kaupmehed vedasid üsna palju oma kaupu välja läbi Toolse sadama. Vähemasti niiviisi räägivad baltisaksa ajaloolased. Seda juba 18. 19. sajandil kirjutatud asjades. Edasi. Siit Kiiveli valduste põhjapoolsest osast läks läbi Tallinn-Narva trass. Ta tuli Haljala juurest Sõmeru juurde ja läks sealt Vaeküla peale. Trass oli täiesti teises kohas, kui praegune sirgeks lükatud Tallinn-Narva maantee, eks ole, ma loodan, te saate aru. Ja jõudis välja Purtse jõele. Siin kuulusid talle Purtse ja siin on kõrvuti kaks väga ilusat kohta, eriti vene keeles on Purts ja Piss. Purtse ja Püssi. See ala oli tema oma, aga siin olid kolmekohad üle Purtse jõe ja sild. See tähendab, ta kontrollis Narva maantee kaubandust ja Purtse jõe suudmes oli ka suhteliselt oluline sadam. Edasi kuulus talle Jõhvi ees Järve ja Peeri, mis oli veel teine koht, kust Narva maantee läbi läks. Ja siin on ka Tartu maantee see haru, mis tuli mööda Peipsi järve rannikut üle Ranna-Pungerja ja sealt kaudu. Trass on ju enam-vähem sama, mis tänapäeval või ütleme see, aga lihtsalt tee kulgeb natukese teistest kohtadest. Et arvata võib, et Dietrich Kiiveli näol, seda ei ole kusagil otseselt kirja pandud,
aga et Dietrich Kiiveli näol oli tegemist tõenäoliselt Taani kuninga asevalitsejaga Rakvere linnuses, esimesega nendest ehk. Vähemasti sellele viitab kõik. Kui näiteks tolleaegsetes dokumentides, see oli seisuslik ühiskond, eks ole, inimesed pandi ritta tähtsuse järjekorras. Kui oli mingid kirjad vaja alla kirjutada, siis esimesele kohale kirjutas ennast Taani kuninga asevalitseja Tallinnas ja teisele kohale kirjutas ennast Dietrich von Kiivel. Ja siis olid juba riburodupidi need vähem tähtsamad aadlimehed. On arvatud, et tema näol võis olla tegemist ka Harju-Viru rüütelkonna ühe algatajaga, rüütelkonna või siis vasallide juhiga, lisaks sellele, et ta oli kuninga asevalitseja. Ta oli kuninga järel teine mees oma maavalduste suuruse poolest Virumaal ja tagatipuks, mul vist siin on kusagil ka kiire eluloo ülevaade, tagatipuks ühel ilusal päeval 1850 tõenäoliselt 4. aastal reisis ta Rooma, seal võttis paavst ta vastu ja Dietrich Kiivel sai paavsti käest loa alustada ristisõda Vadjamaal, see on siis Narva jõe tagustel aladel, kusjuures Vene allikates on öeldud, et Kiiveli valdused asusid Vadjamaa naabruskonnas, tõenäoliselt on mõeldud siis Viru maakonda koos Alutagusega ja kui siis 1256. aastal läkski rootslaste, soomlaste ja Tiidmani, nagu Vene kroonikad teda nimetasid, vägi Vadjamaale ristisõtta, siis ainuke nimeliselt nimetatud tegelane selles ristisõjas oligi Dietrich von Kiivel. Mis tähendab seda, et ta oli tõenäoliselt selle ühendatud väe taanlased, rootslased ja Rootsi võimu all olevad soomlased Hämemaalt, oli selle ühendväe pealik, kõige kõrgem väejuht ja viis siis selle väe sinna. Tõsi küll, sellest ristisõjast midagi erilist välja ei tulnud, nad ehitasid Vadjamaale ühe linnuse, aga kui venelased suhteliselt suure väe kokku korjasid ja sellega ristisõdijatele vastu tulid, siis rootslased ja soomlased põgenesid ära, läksid üle mere tagasi ja tõenäoliselt tuli ka Kiivel oma meestega ära, sest ei olnud võimalik vastu hakata. Seda enam, et tal oli ka selles mõttes hea ja lihtne tagasi tulla. Venelased olid just paari aasta eest Virumaal rüüstamas käinud, ta võis ilmselt arvata, et nad rohkem ei tule ja arvas ka õieti. Vene vägi, mida juhtis vürst Dmitri, kes oli Aleksander Nevski poeg, läks hoopis Hämemaale ja rüüstas seal. Kuigi samal ajal Novgorodis kirja pandud kroonika autorid väljendasid oma arusaamatust, miks nad sinna läksid, kui päris vaenlane oli hoopis kusagil mujal. Ilmselt nad pidasid silmas just nimelt seda Dietrich von Kiivelit. Aga see oli väga lihtne, sealt oli mida võtta, Virumaa oli ju rüüstatud juba. Polnud midagi eriti palju võib-olla järel. Vot nii. Ja nüüd kusagil 1259 kuni 1260 kaob Kiivel allikatest ära, tõenäoliselt saab ta surma, ma pakun, Turbelahingus, kus olid Taani kuninga vasallid kohal ja kus tegelikult leedukad tapsid ära suure osa nende vastu saadetud Liivi ordu sõjaväest. Seal oli siuke hästi korralik tapatalg. Ma olen kogu aeg üritanud rääkida seda ja ilmselt kasutan juhust, et mul on auditoorium, et öelda, kui see käib natukese teise ooperisse, et see ongi see koht, kus me peame sügavalt mõtlema selle peale, kas me peame Lehola Lembitut kujutama tõsise eestlaste kangelastena, sest tegemist oli väga rumala sõjamehega või väepealikuga. Leedukad kasutasid sakslaste vastu partisani sõjastrateegiat, ebasümmeetrilist jõudu
ja nad tapsid 2 korda maha nende vastu suunatud orduväed ja said endale oma riigi. Lembitu võttis oma valdavalt talupoegadest koosneva maleva, viis nad lagedal väljal rüütlite vastu lahingusse ja on täiesti normaalne, et sellest eestlaste väest trambiti üle ja sellest ei jäänud midagi järele. Nad ütlevad, et täisvarustuses rüütel on võrreldav kaasaegse Abramsi tankiga ja Abramsi tanki tugevust näitab ehk see, et siin oli vist kusagil 10 aastat tagasi näidati televiisoris kaadreid sellest, kuidas araablased, palestiinlased hõiskavad ja rõõmustavad ühe ameeriklaste Abramsi tanki ümber, sest neil oli õnnestunud 50 aasta jooksul esimest korda jagu saada ühest iisraellaste käes olevast vanemast Abramsi versioonist, mida siiamaani polnud korda läinud teha. Ja nüüd nad said ja nad olid nii jõudsalt õnnelikud. Ma ei tea, mida nad kõik oleksid selle Abramsiga teha tahtnud. No see on umbes nagu Ümera lahing, kus sisuliselt 6 rüütlit võitles kogu eestlaste väega ja üks neist pidas eestlaste väge tee kitsastes kohtades kinni, kuna tal oli hästi väle hobune ja päästis sellega teistele põgenemismaad. Aga see selleks. Ühesõnaga, siin on veel üks väga õpetlik slaid või siuke slaid, miks ma arvan, et Kiivel võis olla kuidagi Rakverega seotud oluline tegelane. Nimelt vasakul on Kiivelite suguvõsa vapp ja siin on need 6-nurksed tähed, mida me leiame ka hilisematelt Rakvere vappidelt. Ma loomulikult ei saa esitada teile ühtegi allikat, mis ütleb, et nende 2 vahel on mingisugune seos, aga ometigi võiks see seos olla siiski mõnevõrra ilmne. Või. Nüüd, Dietrich Kiiveliga on tõenäoliselt seotud Rakvere kivilinnuse ehitamise algus, juhul kui ta oli see, kelleks ma teda nimetan, ja tõenäoliselt lasi tema ehitada ka Rakvere esimese kiriku, mis asus Teatrimäel ja mida on mainitud kirjalikes allikates 1253. aastal. Rakvere linnust on mainitud aastal 1252. Seal Taani kuningas Kristof saadab kirja oma vasallidele Rakveres, siis tähendab Wesenbergis ja Revelis ehk Tallinnas. Õigete siis Tallinn küll esimesel kohal. Revelis ja Wesenbergis. Nüüd ma nimetasin ennist nimetust Tarvampee, võib-olla kui siin juba vappidest juttu on, siis tasuks ära klattida ka see, et üldiselt arvatakse, miks peetakse Rakvere linnust Tarvampeeks või Tarvampääks, siis sellepärast, et Vesent alamsaksa keeles tähendab tarvast, berg, mäge ehk pääd, siis mägi kui pea või pea kui mägi. Et võib arvata, et see saksapärane Wesenberg on otsetõlge Tarvampääst. Ja sellele näib viitavat ka 1345. aastal ühele Rakveres koostatud kirjale alla pandud pitser. See on siis ametlik raat tunnustab, et nad on näinud Nikolaus, see on siis Tallinna linnakodaniku Nikolaus Pistemeikeri poolt, kui ma ei mäleta seda teist nime, ta oli ka Nikolaus, aga Nikolaus Möllerile müüdud hobust. Ei, Möller ei olnud õige mees, vabandan. Ma ei mäleta seda nime praegu, ei ole spikrit ka. Ühesõnaga, et ta müüs hobuse ja et seda hobust on juba 8 aastat nähtud Rakveres ringi liikumas. Tallinna Rael oli tõendit vaja, et hobune ikka tõepoolest müüdi. Ja siis sinna alla oli pandud see pitser ja see on siis nüüd arhiivis olemas. Selle ürikuga koos. Aga siin paremal pool
on üks raidkivi, mis on leitud Rakvere linnuse juurest Vallimäelt. Ja siin on tõenäoliselt kujutatud tiibadega härga, no võib-olla ikka seda sama tarvast, aga paraku on seda raidkivi hästi vähe järel, nii et nendest kirjadest ei anna nagu midagi asjalikku välja lugeda, mis see siis on või mis ajast see pärineb. Raidkivi ise on praegu vaadeldav Rakvere linnuses, on ta väljas. Kui mu mälu mind ei peta, siis konvendi hoones teisel korrusel, seal, kus on meil mõõganäitus. Aga ma võin äkki valetada igaks juhuks, ma ei ütle päris täpselt. Nüüd veel üks asi, ennem kui me päris keskaegse Rakvere juurde jõuame, mida tuleb nimetada, on Rakvere lahing aastal 1268. Selle lahingu kohta on 2 erinevat versiooni, kuna lahing peeti ühelt poolt sakslastega ja teiselt poolt olid siis kohalikud Taani kuninga vasallid, Tartu piiskopi vasallid, sakslased ja Liivi ordu rüütlid. Pluss ilmselt suur hulk nende vägedes kaasa teinud eestlasi. Siis Vene vägi oli üsna suur ja nende idee oli selles, et kuna Rakverest oli pidevalt tungitud kallale Novgorodile ja kuna need Taani kuninga vasallid olid osalenud üsna paljude Liivi ordu sõjaliste ettevõtmiste juures, näiteks Pihkva vallutamisel 1240. aastal, siis seesama Kiiveli ristisõda Vadjamaale, ja seal vahepeal oli neid teisi ka veel, siis tekkis venelastel eesmärk vallutada Rakvere ära, sest see oli üks Novgorodi vastase võitluse pesasid. Ja nad tegid täiesti erakordset asja, mida mina ei tea, et venelased oleksid Liivimaale tulles enne sõjakäiku teinud, nad leidsid endale meistrid, kes valmistasid piiramismasinaid. Nüüd võeti need piiramismasinad Novgorodist kaasa ja tuldi nendega Rakveret vallutama. No tõsi küll, nagu ma ütlesin, läksid sakslased nende vastu välja ja nüüd ütlevad venelased, et kohas nimega Kegola ühe jõe ääres olevat toimunud 18. veebruaril 1268 suur ja võimas lahing, milles sakslased saanud kohutavalt lüüa ja maha löödud ka näiteks Tartu piiskop Aleksander ja veel palju muud või palju teisi. Liivimaa noorem riimkroonika jätab sellest lahingust natukese teistsuguse pildi. Selle järgi toimus 2 lahingut, 18. ja 19. veebruaril. Ja esimeses lahingus tõepoolest venelased võitsid, aga teisel päeval võitsid sakslased neid nii, et venelased pöördusid Novgorodimaale tagasi. Ja üldjuhul arvatakse tänapäeval, et kui me oleme kogu aeg pidanud jäälahingut 1242, kus Aleksander Nevski võitis sisuliselt eestlastest koosnevat sakslaste väge, siis või õigemini see võit on ka natuke kaheldav, sellepärast et venelased tulid suure väega Tartu piiskop Kondariisuma ja neile korjati vastu kiiresti kõik jõud, mida vähegi õnnestus ja see lahing oli nii äge, et pärast lahingu lõppu venelased jäid lahinguvälja peremeesteks, aga rüüstajat neist enam ei olnud, nad pidid Venemaale tagasi minema. Rüüstamine jäi ära. Nii et võtke seda nüüd võidu või kaotusena. Aga Rakvere lahingus oli lugu sisuliselt samamoodi ja sellega olevat pandud ida ja lääne vaheline piir 300 aastaks ligemale korralikult paika. Väidetavalt. Neid lahingukohti öeldakse üks olema kusagil võib-olla praeguse Säbi silla piirkonnas, et see
Kegola võib olla näiteks seostatav Kohalaga. Ma tean, et siin 5 või 6 aastat tagasi või on seda nüüd juba isegi rohkem, arheoloogid koostöös nende, mis riistapuu see on? Mis metalliotsijatega käisid sealt väljadelt isegi otsimas, et äkki leiab mingeid lahingujälgi. Aga sealt ei leitud küll, aga leiti üks väga uhke Rooma müntide aare. Ja teine lahingukoht arvatakse olema kusagil Padajõe ääres. See on siis praeguse Võrkla, Viru-Nigula vahelisel alal kusagil. Seal näiteks seostatakse selle lahinguga Maarja kabelit, mis on ehitatud tõenäoliselt 13. sajandil. Kuigi väidavad arheoloogid ja kunstiajaloolased, et see võiks olla ehitatud varem, kui seal lahing toimus. Aga samal ajal lahingule näib viitavat see, et sealt väljadelt on leitud hobuste jäänaelu. Jäänaelad pandi kabjaraudade külge, et hobused ei libiseks. Võt see on niisugune konkreetne talvine asi, sest lahing oli talvel. Nüüd tuleme siis nagu päris Rakvere juurde, sest ma tegelikult vaatan, et meil hakkab varsti aeg otsa saama. Taani aeg kõigepealt aastatel 1238 kuni 46, seda esimest mainimist ma nimetasin ja mis on siin tähtis on see, et 12. juunil 1302 oli Rakvere muutunud juba nii suureks ja oluliseks, et Taani kuningas, tolleaegne Erik IV Menved andis Rakvere linnale Lübecki õiguse, linnaõiguse. Muidu oli ta kirjas alevikuna, peab ausalt ütlema, et aga paljudes hilisemates dokumentides käib läbi nagu alevik, mitte kui linn, aga siiski. Juhin tähelepanu, et sellest möödub järgmisel aastal 720 aastat. Nii et seda peaks tähistama kuidagi. Ja Jüriö ülestõusu järel läks Rakvere Liivi ordu kätte ja argas ordu aeg. Aga see siin on tõenäoliselt üks kõige varasem Rakvere kujutis, peab ütlema ilmselt kunstis. See on pärit 17. sajandi alguse Jürgen Helmsi kroonikast. Paraku selle kroonika originaalkäsikirja säilinud ei ole, on säilinud ainult ümberjoonistused ja ümberkirjutused, aga siin võiks olla siis Vallimäe peal olev taanlaste kastell linnus, mis ei olnud teatavasti mitte ruudukujuline, nagu ta üldjuhul oleks võinud olla, vaid jälgis mäestiku kuju ja oli tegelikult selline trapetsias. Tema põhjapoolsem ots oli kitsam, lõunapoolsem ots läks lõunapoole minnes, läks laiemaks ja siis tuli sealt kusagilt risti üle praeguse linnuse eeshoovi. Ja siin peaks olema see asula, mis asus Teatrimäel, piiratud puittaraga majad ja siis see 13. sajandi keskel ehitatud kirik. Ja üldiselt arvatakse, mis annab nagu sellele pildile natukese autentsust, on see, et Helms teadis tegelikult, et Rakvere külje alt voolab läbi oja, see sama soolikas, ja et ta seda oskas kujutada. Üldiselt väidetakse, et see Helmsi pilt on niisugune fantaasiapilt, mis nagu midagi päriselt edasi ei anna, aga samal ajal Rakvere suhtes ta ikkagi natukese kõnetab. Nii et ma ei oska teile öelda, kas Helmsil oli mingi eeskuju, mille pealt ta selle joonistas, või mõtles ta selle tõepoolest oma peast välja. Seda me saame teada siis, kui me oleme ühel ilusal päeval leiutanud ajamasina ja läheme tagasi ja vaatame seda. Kuidas? Kui ainult saaks. Jah, kui ainult saaks. Nüüd allikate järele.
millest osaliselt paraku peab küll ütlema, et üks allikas, kust ma olen võtnud mõned väited, on viitamata. Ta on küll koostatud 19. sajandil, aga mille põhjal ei oska öelda. Igal juhul oli Rakvere linnas olemas kildimaja, siis umbes 400 maja, millest osa olid kindlasti ka kivimajad, osa tõenäoliselt puumajad. Oli klooster, oli seek ehk hospidal, seal oli ka kabel ja siis oli Rakveres 3 kirikut. Maarja kirik oli linnuses, siis Püha Mihkli ehk Miikaeli kirik on ikka sama koha peal, kus praegu. Ta oli pühendatud peaingel Miikaelile ja 3. kirik oli Teatrimäel, aga siis enam mitte see puitkirik, millest jutt, ilmselt see oli keskajal, aga kui 16. sajandil ehitati klooster, siis kloostris oli ka kirik. Klooster ise oli täpselt samamoodi pühendatud Miikaelile, see oli frantsiskaanlaste klooster, aga kes oli kiriku kaitsepühak? No tõenäoliselt see sama Miikael oli, nii et võib-olla siis oli Rakveres 2 Miikaeli kirikut. Linna juhtis valitsus ehk magistraat ja selle koosseisu kuulus 2 bürgermeistrit, 6 raeherrat ja notar. Ja tegelikult oli linnas ka kohtunik, siis kodaniku foogt, kes siis kodanike üle kohut mõistis, kes on nendest ametnikest teada. Elasid linnas loomulikult kaupmehed, mitmesugused käsitöölised, aga ka aadlikud. Mul on läinud korda, ma praegu koostan artiklit selle kohta, millistel aadliperekondadel võisid olla Rakveres oma majad ja krundid. Ja tegelikult, neid on hetkel küll vähe, vist oli 7 perekonda, 2 Wrangelit, Hans Wrangel ja Katse von Wrangel, Jürgen Hastver, siis Metstakenid, Dietrich von Metstaken ostis endale Rakverre maja aseme ja siis oli seal veel 2 tuvet, lofttuve ja tegelikult ma olen selle spikri ära kaotanud kuhugile, mis mul siin oli selle kohta paberile välja trükitud suisa. Et täiesti oli ja tõenäoliselt leiab neid dokumentidest veelgi, kui tuleb lihtsalt otsida. Nüüd Rakvere kodanikest väga palju teada ei ole, küll aga on 1516. aastast käinud allikatest läbi bürgermeister, see on siis, eks ole, üks nendest linnajuhtidest või meie mõistes võiks ta öelda linnapea, neid oli lihtsalt 2 tükki korraga ametis, nad valitsesid mingite perioodite kaupa. Engelbrecht Rehbock ja säilinud on ka mõne linnakodaniku nimed, võib-olla maksab nimetada Johann Kolhaset, kelle lesk ja poeg Hans müüsid 1548. aastal ära oma surnud isa käest päranduseks saadud maja, mis neil Rakveres oli. See maja olevat selleks ajaks küll olnud natukese varemetes, ainult paljad seinad püsti, nagu kirjutatakse dokumendis, aga see maja oli ilmselt üsna suur, sellepärast et tal oli 2 tornset. Vaevalt, et see nüüd kellelegi midagi ütleb, aga keskaegse maja selline põhiülesehitus oli selline, et maja oli otsaga tänava poole, eks ole, kõrge viiluga, 3-kordne, all oli kelder, siis oli esimene korrus ja teine korrus. Teist korrust kasutati kaupade hoidmiseks, seal inimesed ei elanud, elati esimesel korrusel. Ja kui esimese korruse sellest peauksest portaalist sisse tulla, siis pääses Tielesse. Tiele oli esik. Seal esikus oli trepp, mis läks
üles sinna ladudesse, seal oli veel selline rõdu tavaliselt ja sealt rõdult pääses, siis läksid uksed sinna tagumistesse lauruumidesse. Siis oli ühes nurgas mantelkorsten, see on siis köök, mantelkorstnaga köök, see oli sinna sellesse esikusse avatud. Ja tegelikult seal selles tieles asus siis, kui tegemist oli kaupmehega, asus tema kauplus, kui tegemist oli käsitöölisega, asus tema töökoda. Ja tielest läks uks, või meie näite puhul 2 ust, sest tegemist oli 2 tornsega, need olid siis 2 eluruumi, mis olid seal kuhu pääses tielest. Nii et see pidi olema suhteliselt suur maja. Kui metstaakenid ostsid oma krundi ainult 100 margaga, siis näiteks selle Kohlase maja eest küsiti, vaatamata sellele, et oli varisenud, küsiti 500 marka. Aga 10 on sama, nii et ka inflatsioon ei saanud nii suur olla. Ja ei olnud ka muidugi. Ja lisaks majale tuli kaasa hoov, tuli kaasa aiamaa, tuli kaasa mitmed kõrvalhooned, lehma peeti kindlasti, sigu peeti, võib-olla peeti ka lambaid, lindusid loomulikult, ja siis ilmselt midagi, kuhu oli võimalik panna küttetagavara, võib-olla ka mõni ait või midagi, nii et tegelikult selle maja juures oli ikkagi terve majapidamine. Ja see Kohlase maja oli turu juures ja seal samas kõrval oli aadliproua Katsev-Rangeli maja. Aadliproua Katsev-Rangel on ka üks väga tore naisterahvas, ta oli selline kõva ärinaine. Ta laenas hästi palju rahaprotsentide peale ja pidas sellist käsipanka. Tõsi küll, protsendid olid tal kristlikud ainult 6%. Rohkem ei tohtinud kristlased võtta teiste kristlaste käest. Kes tahtis rohkema protsendiga laenu võtta, pidi minema juudi juurde. Juut andis. Kui andis, tal oli vaja tagatist. Aga jätame vast selle. Nüüd, kui vaadata sellist Rakvere plaanilist ülesehitust, siis peatänav oli, eks ole, pikk tänav endiselt, mis meil siin on, oli olemas rohuaia, oli olemas posti ja oli olemas parkali. Nimetasin vist tänavad õiges järjekorras, nimetasin küll. Siis läks praeguse Tallinna tänava koha pealt läks Narva peale, see tähendab ühines Sõmeru juures Narva maanteega, läbi Näpi ja Sõmeru. Ja nüüd kusagilt praeguse Vabriku tänava kohalt tuli siuke kõver tänav, ta tegi ringi ümber Teatrimäe, sest siin see ala oli veel kõrge. Mäletate, ma ütlesin, et venelased kaevasid selle maa. See oli kõrge ja siit pidi ümber minema ja siis kusagilt praeguse Näituse tänava koha pealt läks maantee Haljala poole. Ja nagu ma ütlesin, teine aru tuli siis teiselt poolt Vallimäge, see peaks olema siin, eks ole, linnus. Tõsi küll, oleks pidanud ära võtma siit selle eeslinnuse ala, see on ka pärit aastast umbes 1559 alles, siis kui keskaeg otsa sai. Ja muidugi siis kirik, ühes kirikaiaga, kirikaial oli müür ümber ja kirikaia sees oli surnuaed. Rakverest ja tema maanteede võrgust me juba rääkisime, nii et ma selle võin ilmselt mööda lasta ja panin siia ühe Toolse linnuse pildi ka, mis oli siis Rakvere peasadama juures. Rakvere kirikutest me tegelikult ka rääkisime, siin on nüüd ära kadunud pilt, kust oleks pidanud näha olema, kui koledasti oli Rakvere kirik ära lõhutud 16. sajandil, kus temast olid järel ainult müürid ilma päälmise osa ja võlvideta, ilma katuseta. Aga paistab, et see 2 arvuti vaheline piltide ümbertõstmine on selle meile paraku tekitanud. Rakvere kirikaed, nagu ma ütlesin, sai alguse arvatavasti 1220. aastal,
kui nad ütlevad, et see muinasaegne asustus ulatuski välja Teatrimäelt kirikuni, siis tegelikult keskaegne asustus läks ka kirikust lõuna poole, juba mööda Pikka tänavat edasi. Ja ma pakun, et esimene kirik surnuaia kohale ehitati enam-vähem samal ajal, kui rajati surnuaed. Tõenäoliselt see ei olnud väga suur, tõenäoliselt oli see puidust ja pole üldsegi võimatu, et kui Rakvere praeguses Kolmainu kirikus, omaaegses Miikali kirikus võetakse ette arheoloogilised kaevamised, siis tõenäoliselt võiks praeguse kiriku alt, sest Miikali kiriku esimesed sellised kirjalikud andmed on alles 1400. aastate algusest. Seal üks meister Siimon oli Tallinnas ja teda nõuti Rakverre, et ta siin tööd teeks, aga Tallinn kuidagi ei tahtnud seda Siimonit siia lasta. Ja kui ta lõpuks lasi, siis ei lasknud ta lõpipoisse kaasa võtta ja seal oli siuke häda, et isegi Rakvere linnuse foogt pidi asjasse sekkuma. Ühesõnaga, millal päriselt on Miikali kirik ehitatud, ma ei oska teile öelda, ilmselt keegi ei oska. Ja tõenäoliselt on selle koha peal olnud ka siiski algkirik. Täpselt nagu oli Haljalas, kus vana kiriku põhja alt kaevati välja veel vanema kiriku jäänused. Igal juhul siin on siis näha need maetud. Paraku, kuna kaevati ainult kanalisatsioonikraavi jagu, siis osad surnud jäid sinna serva alla. Seekord kaevati välja 56 laipa, kui ma mälu mind ei peta. Oli nii mehi, naisi kui lapsi. Ja mis on nagu tähelepanuväärne, et ühel surnul olid kõik jäljed sellest, et ta ilmselt on saanud lahingus mitmeid erinevaid haavu ja siis on ära surnud ja maetud surnuaiale. No tavaliselt lahingus surnud maeti lahinguplatsi kõrvale, aga see võis olla ka näiteks Rakvere piiramise ajal 1574. aastal. See on muidugi ainult selline mitte millelgi põhinev hüpotees. Leidusid oli paraku väga vähe. Kas neid hukkunuid ei dateeritud? Mitte otseselt niiviisi. Et seal oli, raamat või see väljaanne on arheoloogilised välitööd Eestis. Ja 2019 selle leiab internetileheküljelt arheoloogia.ee. Seal on artikkel küll inglisekeelne, aga on ka eestikeelne päris korralik resümee. Ja sisuliselt viimase teemana siis Rakvere frantsisklaste Püha Miikaeli klooster, mis ehitati 13. septembril 1502 venelaste üles Moolino järve ääres saavutatud lahingumälestuseks. 12. september 1502 on teadaolevalt esimene Eestis tähistatud võidupüha. Lahing lõppes sellega, et Vene vägi põgenes lahinguväljalt ära ja orduvägi jäi lahinguväljale. Tõsi küll, juhtus sama lugu, mis Rakvere lahingus. Nad tegelikult tabati tee pealt Pihkvat piirama, aga pärast seda, kui lahing oli ära peetud, piirajaid neist enam ei olnud ja nad pidid tagasi tulema. See oli ka ilmselt selles mõttes tähtis lahing venelaste poole pealt, et nende jaoks jäi ka tsivilisatsiooni piir paika. Nüüd ehitama hakati 1503. On teada, et mitmed kohalikud aadlimehed, nende hulgas Bertram Junged oli Palmse mõisa omanik, annetas raha. Siis 1551 suri kloostris Tallinna piiskop Arnoldus Annepatt ja 1559 venelased lammutasid kloostri ära. Selleks ajaks oli Liivi sõda juba alanud, Vene vägi oli vallutanud Rakvere, vallutanud ta anti lihtsalt käest ära ja venelased vedasid kloostri kivid
Linnamäkke ja kui te lähete linnuse juurde, siis on näha, eks ole, et vall on ümber kloostri põhjapoolses osas ja siis idapoolses osas. Võt sinna on laotud kõik need kloostri, Gildimaja, Rakvere linnakodanike majade ja võib-olla osaliselt ka kirikust murtud kivid ja selle otsa ehitati siis veel puitkindlustus. Aga kuna nüüd on tõesti viimane aeg kuidagi ots kinni tõmmata, ma tahan teile lugeda ette ühe kirjelduse keskaegsest Rakverest ja elust selles. Raamat on Baltassar Russovi Riivimaa kroonika, keda huvitab veel lugeda autentseid loomulikult tasub lugeda Odete Kirsi Rakvere ajalugu, seda nagunii saada ei ole mujalt kui raamatukogust küll, aga tasub lugeda veel ka, ma võtsin kaasa Johannes Renneri Liivimaa kroonikat, raamatutega saab siin tutvuda pärast. Siin on nüüd siis lood Liivisõja algusest ja sellest, kuidas Rakvere langes venelaste kätte, aga mina tahan teile lugeda hoopis lugu sellest, miks ikkagi Jumal sellise kohutava katsumuse Liivimaa peale saatis. Nimelt Baltassar Russov kirjutas oma kroonikas valdavalt Liivi sõjast ja tema kontseptsioon oli väga lihtne. Liivi sõda oli liivimaalastele kättemaksuks nende pattude eest. Ja selle eest, et nemad ei osanud headel aegadel piiri pidada ja tegid igasugu sigadusi. Ja siis saatis Jumal venelased ja nii edasi. Ja Rakvere oli ilmselt valitud Russovil üheks näiteks, mis pidi näitama tegelikult, kui jubedad need liivimaalased siis ikkagi olid. Aga loen. Rakvere lossi all asuvas Alevis elas Saksa valitsuse ajal rikas kodanikurahvas ning siin olid toit ja kõik kaubad odavasti saada. Nimelt osteti tol ajal siin vakk vilja 4 Lübecki killingu ja härg 3 taalri ning vaat õlut 1 sarv kuldna eest. Toidu müümine läks nii seal kui ka teistes Liivimaa alevites ladusasti, sest maad ümberringi olid täis aadlit, priitalunikke ja talupoegi, kes kõik, mis neil tarvis oli, alevist pidid tooma. See oli kaupmeestele, kullaseppadele, räätsepatele ja teistele käsitöölistele suureks kasuks, mille tõttu nad ülemeelikuks ja uhkeks läksid ja oma häilpäevil ei osanud piiri pidada. Sellepärast võttis laiema hulga seos maad ohjeldamatu, metsik ja korratu elu, sest söömine, joomine ja priiskamine ööd kui päevad, samuti mõõgaga raiumine, torkamine ja kisklemine oli Rakveres kõige suuremaks auks ja kiituseks. Ning kellel põsel oli gramm, see uhkustas sellega niisama nagu mõni teine kullast ketiga. Ja niisugune mees võis Rakveres igal ajal tantsujuhiks olla. Sest niisugust grammi põsel peeti suure mehisuse ja püsivuse tähiseks, mille pärast kogu maal rahvasõna tekkis, et grammi nimetati Rakvere küüniseks. Ning kui kedagi nähti, kellel oli gramm põsel, siis lausjuti alati. No see võiks küll Rakveres ausasti esitantsijaks olla. Mõned arukad inimesed aga lõid endile risti ette ja ütlesid, Jumal hoidku neid Viljandi hüppamise, Paide joomise ja Rakvere esitantsimise eest. Suurem hulk käis siin harva kirikus, sest mõned, kes oma nooruspäevil seal olid teeninud, julgesid tunnistada, et nad olevat seal terve aasta läbi elanud ja igas õlletrahtris ööd kui päevad oma isandaid oodanud. Aga Rakvere kirikusse ei olevat nad saanud ega oma teenijaperet sinna käskinud minna. Mõeldud on siis isandaid, kes ei käskinud. Viimane selle Alevi eellinnuse kodanikufoogt ehk kohtunik julges otse kiriku kantslis olevat pastorit valetajaks sõimata, kui see rakverelaste pattusid noomis.
ja seda loeti Vogtile mõnede poolt suureks mehiseks julguseks. Ja viimane Rakvere orduvogt oli avalik hooraja ja elas mitte ainult kõlvatute naistega, vaid ka teiste meeste abielu naistega avalikku häbielu. Ja kui orduhärrade teenrite päevatööks ei olnud muud kui prassimine ja sugulõbu tagaajamine, ja orduhärrate teenrite päevatööks ei olnud muud kui prassimine ja sugulõbu tagaajamine, mida aga mitte häbiks ei peetud, vaid isegi auks ja tubliduseks loeti. Vot selline oli elu Rakveres. Ja selle lõbusa noodiga ongi ehk paslik tänaseks lõpetada. Vot selline oli keskaegne elu Rakveres. Ma usun, et me Taunoga ühineme, kui ütleme, et ärge seda Jumala eest järele tehke. Tänan!